1, 2, 3, tervist. Tere, töötab 1 miljon, 2 miljon, 3 miljonit. Nii, teeme otsa lahti. Enne kui me päris asja juurde läheme, 2 asja. Mina olen Märten, siin kõik see jutt räägiti ära, millega täna tegelen. Oma eelmises elus ma olin pensionifondide fondijuht ja viimased peaaegu juba 10 aastat, nüüd ma siis olengi sellel investoritoolil, investeerin enda raha, abistan teisi koolitustega ka ja kõige rohkem aega viimasel ajal läheb sellele investeerimisklubile ehk miljoniklubile ja täpselt nii ongi, et sellest investeerimise poolest on kuidagi saanud ma ei tea, mis kõik on, elu, kirg, töö, hobi ja nii edasi, et see on minu taust. Minu taust börsil sai alguse 2007, kui ma noorelt ülikooli minnes arvasin, et ma hakkan investeerima. Ostsin seal 2007 aastal mingeid aktsiafonde Ida-Euroopa, Aasia, aga sain väga kiiresti aru, et minust saab kaupleja, sest ma üle nädala neid ei hoidnud, mul oli väga lihtne strateegia. Kui oli mitu päeva punases, siis ma ostsin ja siis kui oli mitu päeva rohelises, siis ma müüsin ära. Ja ma mäletan, et tol ajal siis seal nende fondidega oli see minimaalne hoidmisperiood oli 1 nädal, nii et ma ei saanud neid nagu niimoodi päevakaubelda, et ma pidin ikkagi nädala neid hoidma, aga siis 2007 lõpus detsembris kõik oli punane, ostsin, aga siis jäi punaseks. Ja siis mul vähemalt nii palju oli nagu mõistust, et ma küll kõik kasumi andsin tagasi, aga tulin siis oma põhiosaga välja ja miskipärast enam ei sisenenud, nii et õnnega pooleks olin 2008 turult väljas, sest ma kasutasin raha ettevõtlusega alustamiseks ja siis peale 10 aastat 2017 oli minu nagu teine tulemine, kus ma võtsin selle asja tõsisemalt käsile, alustasin jälle nii-öelda investeerimisega, et ostsin mingeid ETF-e ja tegelikult hakkasin Bitcoini kauplema, sealt sai nagu see tehniline analüüs ja kauplemine alguse. Aga 2018 alguses siis sain aru, et okei, et minust saab aktsiakaupleja, ma nüüd valmistun selleks nii psühholoogiliselt, tehniliselt, strateegiliselt ja sellest ajast peale siis ma olen tegelenud põhitegevusena järjepidevalt USA turul aktsiakauplemisega. Ja me koos teeme siis seda YouTube'i saadet, börsijutud, investor versus kaupleja. Ja nüüd tuleb siis tänase esinemise kõige suurem disclaimer. Ma võtan puldi, ma lähen siit nagu lava pealt korraks maha. Markus ei tea, mis ma teen, vaadake, tal on kohkunud nägu ees. Ma ütlen kohe ära selle, et nii nagu me oma saateid teeme, siis meil tegelikult YouTube'i börsijutud saates on see, et me valmistame endale mingid küsimused ette, üksteisele neid ei saada, nii et me tegelikult kunagi ei tea, mis teemad tulevad teiselt poolt või mis küsimused, et me oleme kogu aeg nagu on the spot, väga palju me seda videot ei lõika ka, ja siis tihti ongi see, et mis meelel see keelel, et tuleb nii nagu tuleb ja tegelikult täna meil oli nagu sarnane plaan, et vaatame, mis saab. Jah. Kujutage nüüd ette, ma ei tule teid kuidagi ründama, aga küsimustega piinama, et te võite rahulikult hingata, on ju. Kujutage nüüd ette, et meil on üks skaala. Üks skaala ots on siin, Markus astub veel sinna paar sammu, 2 sammu veel. Võin lavale jääda. Ja skaala teine ots on siin. Ja nii ongi, on ju, kaupleja versus investor. Et väga palju asju, mis te täna kuulete, need on nagu mõnes mõttes vastuolulised. Aga nad ongi vastuolulised sellepärast, et me teeme erinevat asja, me oleme inimestena erinevad, me oleme karakteri poolest erinevad, aitäh, sa oled oma ülesandega väga hästi hakkama saanud. Aga ma tahan siia veel juurde öelda seda, et ma näen nii tihti, kuidas inimestele jääb mulje, et ongi kaupleja või investor. Kaupleja on see, kes on triiksärgis iga päev 3 ekraani taga ja siis turu ajal on ju vaatab minuti küünlaid, higistab, käib sisse-välja, ja siis investor on see, et ma ostan ja hoian 20 aastat. Aga tegelikult siin skaala keskel on väga palju häid strateegiaid ja turueeliseid, mida kasutada, kus sa võid hoida aktsiaid mõnest nädalast mitme kuuni ja ka tegelikult, et kas sa oled nüüd kaupleja, investor, et kapikaupleja nagu Märten on ju. Et mõni võib-olla arvab, et minu trendistrateegia on kapi investor, sest ma võin hoida mingit tehnoloogia ettevõtteid 2 aastat, aga need on ikkagi hinna põhjal tehtud kauplemistehingud. Ma ei osta ettevõtet, ma kauplen aktsia hinda, lihtsalt mõned positsioonikauplemisstrateegiad on väga pikaajalised. Ehk siis kui te natukene hakkategi tunnetama mingil hetkel, et siin on nagu mingi vastuolu ja nad räägivad, üks räägib ühte juttu, teine räägib diametraalselt teist juttu, siis tegelikult natukene nii ongi, on ju.
ja miks me seda teeme ka, võib-olla keerame siin seda vinti natuke rohkem peale, on sellepärast, et siis me saaks kõnetada neid skaala äärmusi ja kogu seda keskmikku ka, on ju. Ja täna me püüame teha midagi sellist, et panna teid natukene mõtlema ja aidata teil mõelda, et kus selle skaala peal te võiksite olla, missugune stiil sobib teile. Jah, täpselt nii. teeme ära. Jah. Alustame sellest, et miks mina investeerin. Mis on need asjad, mis viisid selleni, et minust sai pigem investor ja mitte kaupleja. Siin on hästi lihtne lugu. Nagu ma ütlesin, siis 10 aastat oma elust ma veetsin fondijuhina. Ja toona 2006–2016 oli ma fondijuht. Toona fondijuhina oli lugu selline, et tehinguid võis ja sai hästi lihtsalt teha ainult oma pangandusgrupi investeerimisfondidega või siis optsioonidega. Hea küll, investorina ma siis läksin nende investeerimisfondide poole ja soetasin pärast suurt finantskriisi 2009. aastal oli olemas meil Balti aktsiatesse investeerimise fond. Soetasin seda investeerimisfondi, sõitsin seal natukene, toona see kasum oligi umbes 10% ja siis tundsin, et okei, et midagi halba on jälle majanduses juhtumas. Loed uudispealkirju, vaatad, kuidas majandusel läheb, erinevaid statistilisi indikaatoreid ja Euroopa võlakriis tasapisi oli seal kerkimas. Ja tundsin, et okei, nüüd on õige aeg, kus peaks oma positsioonid maha müüma, võtan selle, mis ma sain ja elan rõõmsalt edasi. Ja toona läkski nagu päris hästi, et müüsin maha see imeväike 10% kasumit näiteks selle fondi puhul ja saabus 20% langus, mis on nagu päris suur. Ja mõnes võttes võib nagu öelda, et okei, et nagu väga tubli, ma suutsin näha ette mingisugust turulangust, ma tegin ühe õige otsuse ja kõik on väga hästi. Aga mis nüüd juhtus? Juhtus see, et järgmist otsust ei tulnud. Ehk seda ostmise otsust. See, mis edasi sai, oli siis selles ajaplaanis tolle hetkeni vähemalt 71% tõusu selle Balti börsi aktsiafondil. Et sellest sõidust ma jäin ilma, ma sain 10% kätte, vältisin -20% ja siis vaatasin pealt. Ja siis esimest korda mulle jõudis kohale, et okei, selleks, et oskuslikult turul tehinguid teha sisse-välja, ma pean tegema 2 head otsust ja 2 väga head. Kõigepealt ost ja siis müük. Või siis antud juhul praegu on ju müük, mis läks hästi, aga ostu sinna järgi ei tulnud head. Ja hakkas nagu tekkima selline tunnetus, et see ei ole kõige lihtsam, et ikkagi peab olema kas mingisugune metoodika või see on pigem rohkem kaupleja maailm ja investorina on seda kuidagi keeruline teha, eriti kui ma vaatan mingeid makroindikaatoreid. Ja sealt hakkas tasapisi välja kujunema sellised 2 peamist ütlemegi printsiipi või põhitõde, mida ma investorina täna usun. Üks on siis see, et palju rohkem raha on kaotatud korrektsioone ja majanduslanguseid ja börsikrahhe oodates, kui nendes börsilangustes endis. Mis tähendab hästi lihtsustatud seda, et mõelge kas või tänaseid uudispealkirju, on ju. Ei ole nagu väga selline kindel tunne, et maailmas on kõik hästi, ükskõik kas me vaatame geopoliitiliselt, vaatame majanduslikult, vaatame valuutaturgudel toimuvat või mida iganes. Ja üks nüanss on siin veel, mida investorina on võib-olla hea teada, et me võime olla õiged või meil võib olla õigus oma otsuse suunas, näiteks, et me suudamegi ennustada kas langust või majanduslangust või turulangust või mida iganes, aga kui me ootame seda justkui liiga vara, siis ega sellest ka väga palju tolku ei ole, et see ajastus, see timing, see on täpselt sama oluline, mis tähendab seda, et päevast päeva ma oma fondijuhi töös hakkasin nägema seda, kuidas kas meie või meie kolleegid või grupiüleselt oodati langust, ütleme, et näiteks, ma ei tea, mingisugune aktsiaindeks oli 100 punkti peal, oodati langust, et tuleks mingi 10% langus ja taheti siis seda kuidagi vältida. Aga unustati ära, et see aktsiaindeks ronis 5, 10, 15, 20% ülesse. Ja siis tõesti see 10% langus tuli. Aga toona olles ostnud 100 pealt versus siis 120 miinus 10% on ju, sealt tuleb siis 108, siis ma ikkagi selle esialgse ostu pealt justkui sain madalama hinna.
Mul oli õigus, korrektsioon tuli, aga ma justkui ostsin ikkagi kõrgema hinna pealt. Et see asi hakkas mulle kuidagi kristalliseeruma ja hakkas tekkima tunne, et kui ma tahan olla selline rahulik investor, siis ma peaksin vähem laskma kõikidel nendel majanduse, geopoliitika ja muudel tõmbetuultel ennast mõjutada. Ja teine asi, mida enda portfelli pealt hakkasin tasapisi nägema, olen varem ka öelnud, et umbes investeerimise esimesel 4.–5. aastal me hakkame nägema seda, kuidas lumepall veereb ja kuidas asjad hakkavad kuidagi ekstra hästi minema ja hakkasin siis tunnetama seda, et aeg turul on olulisem kui turu ajastamine. Markus juba sügeleb, ta tahab nagu nii palju asju öelda, ta kogu aeg hoiab praegu tagasi. Aga investori vaatepunktist ma nagu tundsingi seda ja ma nägin, et aktsiad, mida ma ostsin 5 aastat tagasi, nad maksid mulle $1 dividend ja nüüd maksavad $1.61. Aktsia hind oli võib-olla 100, nüüd on 160 või 260. Vahepeal on igasugu hullusi juhtunud, aga täna on seis nagu parem. Ja see asi oli ka, mis siis hakkas minu sees kuidagi nii-öelda kristalliseeruma. Siin on üks väike nüanss. Me kõik teame seda, et turud on tsüklilised, väga palju sõltub sellest, kus sa, missuguse mõõtmisperioodi sa võtad, aga seda kohe siis Markus näitab ka. Väike graafik ka, et 30 viimase aastaga SP500 turuindeks sai siia vist pandud pluss 2000%, et ei ole nagu väga keeruline tegelikult investeerimisega raha teenida ju. Ja kokkuvõttes tekkis sellised 3 komponenti, et miks ma investeerin. Mul on mingisugune huvi, antud juhul oli siis ettevõtlus, majandus, kogu see makromajanduse pool, siis mul on mingisugused kompetentsid, ma oskasin lugeda finantsaruandeid, Excel, särgid, värgid, ja 3. oli mingisugune karakter, et ma ei taha palju rapsimist, ma tahan pigem sellist rahulikku portfelli ja need 3 asja viisid siis selleni, et ma tundsin, et minu tee on esialgu dividendiaktsiad, seal kõrval siis indeksfondid ehk ETF-id ja soovitan teil ka mõelda täpselt seda sama, et meil kõigil on mingid huvid, mingid oskused, mingid väärtused, karakter ja teatud võimalused ka ja see tegelikult määrab päris palju ära selle, et missugune investeerimisstiil meile sobib. Aga jõuame selle teemani peagi. Ma mõtlesin selle Peter Lynch'i tsitaadi peale, et ma tahaks seda andmestikku näha ja kui suur see valim oli ja et mille põhjal seda statistiliselt mõõdeti, et korrektsioone oodates on rohkem kaotatud kui korrektsioonides ennast, sest minu kauplemise stiil on väga matemaatiline, kvantifitseerin mingeid statistilisi turueeliseid, töötan täna juba rohkem andmebaaside kui graafikutega, et ma ei tõmba mingeid jooni käsitsi graafikule, ei püüa ennustada tulevikku, et sellepärast minu see tegevus on hästi statistiline. Sissejuhatuses natuke rääkisin, et miks ma kauplemise valisin, ma lihtsalt kuidagi tundsin, et ma tahan nagu rohkem, ma tahan paremat tulemust, ma ei taha lihtsalt osta, hoida ja käia kõikidest kriisidest läbi ja vaadata, mis saab. Ja tegelikult 2017 siis teine tulemine, siis ma juba tagasivaatavalt nägin seda, mis 2008-2009 juhtus ja siis kuidagi oli nagu see, et nüüd mina siin 2017 on ju panen oma raha tipust sisse ja näen seda järgmist kriisi, et alati on see selline hirm, eriti kui siis sul on üks suurem summa, mis sa tahad korraga panna, mitte ei investeeri igakuiselt. Aga hästi tore on vaadata neid 100 aasta pikkuseid graafikuid, kus turg on tõusev ja ühiskonna või inimkonna jaoks ta ongi 100 aastat tõusev, aga me ei ela 200 aastaseks, nii et meie sellest 100 aastast ei saa osa. Me saame 100 aasta sees 10, 20 või 30 aastast üldjuhul osa, kui me investeerime ja miks ma pigem ma vahel ütlen kauplemise asemel nagu aktiivne portfellihaldus, sest ma ei istu turu ajal näiteks arvutis, et mul on kõik seadistatud enne turu avanemist ja ma järgmine päev siis vaatan, mis sai ja vastavalt siis korrigeerin ja panen uued orderid sisse. Et see on nagu see graafik on nagu üks põhjus, et 13 aastat, siis 2000 kuni 2013 põhimõtteliselt turg ei teinud uusi tippe või korraks seal 2007 hetkeks tegi ja siis läks kohe jälle -55% drawdowni langusesse.
ja see ei ole üks näide, viimase 100 aasta jooksul, see on 340-ndad, 68 kuni 82, 14 aastat USA aktsiaturg ei teinud uut tippu, käis külgsuunas ja nüüd 2000 kuni 2012, et minu jaoks on nagu see, et see on aja küsimus. See, millal see järgmise 100 aasta jooksul juhtub, see selline kriis või turukrahh, see on nagu aja küsimus, mitte et kas see juhtub. Ja sellepärast minu jaoks nagu see, kuigi ma oma strateegiaid vaatan ka hästi pikaajalise pilguga, siis mina leian, et minu kui indiviidi jaoks on 10 aastat olulisem periood kui 30, 40, 50 või 100 aastat turul. Minu kui indiviidi jaoks. Ja minu põhimõtted siis mu aktiivsel portfelli haldusel / kauplemisel, risk esimesena, alati enne tehingusse minemist ma tean, kus ma väljun kas väikse kahjumi või kasumiga, sest siis ma saan paika panna, palju ma olen üldse valmis kaotama selle positsiooniga, palju mul on kogu risk avatud portfellis, kui kõik läheb minu vastu. Ja siis ma saan ka teha mingi statistilise otsuse, et ma tean, et mul on mingisugune stop sees, mul on kasumisiht sees ja ma saan panna paika riskitulususe suhte, näiteks, et ma riskin $1, et teenida $2 või riskin $1, et teenida $3, olenevalt strateegiast. Ja ma juba tean, et ma kasutan mingit matemaatilist eelist, mu kaotused on väiksemad kui võidud ja ma mõtlen tõenäosustes. Näiteks ma tean, et mul on mingi backtestitud strateegia või ajalooliselt on selle võidu määr on 60%, siis see tundub nagu inimloomule, see on väga raske 100 tehingust 40 kaotust realiseerida, me ei taha kaotada raha, keegi ei taha, ma ka ei taha. Aga ma mõtlen tõenäosustes, ma teen hea tehingu või hea riskitulususe suhtega tehingu, et võite hiljem kõik ise välja arvutada, et kui ma riskin $, et teenida 2 ja mul on 100 tehingust 60 võitu, siis tegelikult olenevalt tehingu sagedusest ma võin väga head tootlust teenida. Hinnaliikumise lihtsus. Sest hind on see, mida me kõik näeme, mis Apple'i hind sellel hetkel selle päeva sulgumisega oli, see on üks ja sama. See ei ole niisugune subjektiivne või nii ja naa, see on üks kindel hind. Hinda jälgida minu jaoks on lihtne, fundamentaalid on rasked. Bilanss, kasumi aruanded, konkurentsieelis, tooted, teenused, ma ei tea, kui motiveeritud on juhtkond, mis on mingisugune võlakoormus, kasumimarginaal, sa võid nagu lõputult infot võtta. Hind on nagu üks aktsiahind. Ja mina, nagu ma ütlesin, ma ei tõmba mingeid käsitsi subjektiivseid jooni graafikule, ma kasutan selliseid valemipõhiseid matemaatilisi indikaatoreid, kõige lihtsam näiteks libisev keskmine on ju. Et 200 päeva libisev keskmine võtab siis viimase 200 päeva sulgumishindade keskmise, tõmbab selle joone, aga see on arvuti tõmmatud, see ei ole minu väriseva käega seal graafikule tõmmatud joon, et need on minu jaoks lihtsalt subjektiivsed. Et analüüs peab olema lihtne ja objektiivne. Need on minu need põhimõtted. Ja mõned eesmärgid ka üle keskmise tootluse hallatud riskiga, ehk siis põhimõtteliselt teenida turuindeksist suuremat tootlust väiksema riskiga. Viimased 8 aastat on see mul õnnestunud. Tulevik pole kunagi kindel, me tegeleme alati teadmatuse ees, tulevik on määramata, peame seda riski võtma, minema oma protsessiga ja lihtsalt uskuma sellesse. Eesmärk varade kasv, aga ka rahavoog tarbimiseks, et ei ole päris see, et ma teen mingi hea tehingu ja ma saan õhtul restorani minna või siis, et ma kunagi raha välja ei võta, et minu eesmärk on ikkagi ma ei pane turule raha sisse, mul ei ole kuskilt mingit muud sissetulekut, et ma paneks raha turul sisse. Minu eesmärk on raha turult välja võtta. Ja kuna võib-olla vahel võib tunduda, et kui Apple müüb palju iPhone'e, et siis see raha justkui läheb otse aktsiasse, siis tegelikult iPhone'i müügitulu läheb ikkagi Apple'i pangakontole. Aktsiasse läheb see raha, mida investorid oma maaklerkontole kannavad, et siis seda aktsiat osta. Ehk siis süsteemis on kõigi raha. Kui mina võtan rohkem raha börsilt välja, kui ma sisse panin, siis see on kellegi teise sisse pandud raha. See ei ole nagu nii üks ühele must-valge, aga põhimõte, see suur pott, rahapott, mille nimel me tegelikult kõik konkureerime, on see, et keegi tahab minu raha kätte saada Wall Streetil, mina tahan turul, kust iganes, kelle iganes raha kätte saada oma tehingutega.
Vigade vältima automatiseerimise läbi, et nagu ma ütlesin, ma ei istu turu ajal arvutis, mul on IT-taustaga ja mulle meeldib selline natuke, ma ei ole küll programmeerija, aga olen natuke õppinud ja olen siis automatiseerinud oma tehingud nii, et ma panen hommikul enne turu avanemist kõik sisse, kõik on hallatud, stopid kasumisihid ja järgmine päev vaatan, mis sai ja siis dokumenteerin oma tehtud tehingud ja panen järgmise päeva orderid sisse. Ehk siis ma teen oma otsuseid justkui nagu päeva sulgumise põhiselt, et ma ei vaata seda hinnamüra, mis päeva sees toimub. Ja ma ei ole kunagi tahtnud kauplejana endale töökohta luua, et võib jääda see mulje, et kaupleja on see, kes on 3 ekraani taga ja higistab, siis tegelikult ma olen just oma elustiili poolest viimasel ajal palju reisinud ka ja vahel on oled kuskil maakohas, kus internet on kehv ja mis iganes, et mul ongi vaja lihtsalt kord päevas pool tundi internetti ja arvutit ja ülejäänud aja ükskõik. Et ikkagi raha töötab samamoodi minu heaks nagu investeerides, mitte vastupidi. Põhimõtteliselt tegelikult ma olen investor oma strateegiates. Mul on nagu kauplemisstrateegiad, aga mina investeerin oma raha oma kauplemissüsteemi ja lasen sellel nagu töötada. Ja eesmärk ongi õppida juurde, arendada seda nagu elustiili ärina, et lähen välja trenni tegema, jooksma, kuulan mingit podcasti, loen tund päevas raamatut, viimasel ajal mitte nii palju. Ja ikkagi see on selline igikestev eluajaline protsess, ei ole see, et mul nüüd on üks strateegia ja see töötabki järgmised 30 aastat, ma pean ikkagi nagu tehnoloogiliste ja turu muutustega kaasas käima, et ma küll ei mõtle sellele iga päev, aga niimoodi paar korda aastas võib-olla võtan mõne nädala ja teen mingit researchi ja mõtlen nagu, kuidas asju optimeerida. Päris paljud teist niikuinii mõtlevad, et ma tahan ka mingit sellist süsteemi, kus ma pean pool tundi päevas olema arvutis. Aga sellele on eelnenud mitu aastat palju tööd. Ma just tahtsin öelda, et ütle, et kui kaua sul tegelikult läks sinna siis nagu seda aega umbes sisse aastates? 2018 alates see on ka olnud ikkagi selline pikaline protsess, aga ütleme, mu see põhistrateegiad on 2019 loodud. Ma olen muidugi palju optimeerinud, lisanud mingeid lühiajalisi algoritme päevasiseseks kauplemiseks, aga need tööriistad, põhimõtted on siuke 5-6 aastat mind teeninud. Et jah, ühesõnaga minu jaoks on ikkagi selles mõttes risk esimesena, et mina vastavalt tururežiimile tõusval turul võtan riski tõusvates aktsiates, mis minu analüüsi põhjal on hetkel turuliidrid, aga kui turud minu indikatsiooni järgi hakkavad langema, siis ma lähen suures osas rahasse, võtan riski maha, ehk kauplen nagu trendiga, pikaajalisi trende ja siis selle sees teen nagu lühiajalisi swing ja päevasiseseid kauplemistehinguid nii pikaks kui lühikeseks, sest need mitte korreleeruvad strateegiad nagu kompenseerivad üksteist, et kui mingil tururežiimis ühel strateegial läheb halvasti, siis tavaliselt mingi teine strateegia kompenseerib seda ja kokkuvõttes on väga hea tulemus. Ikkagi pikaajaliselt ja kokkuvõttes on see hea tulemus. Asi, mida me börsijuttude saates ka peaaegu igas saates oleme kajastanud ja mille üle nii-öelda siis niimoodi sarvi puksinud, on kas osta nõrkust või osta tugevust, on ju. Ja mõnes mõttes see natukene jookseb sinna nende samade karakteri ja kuidagi nende isikuomaduste juurde ka välja, et mina pean näiteks ütlema, et mulle on lihtsam kuni tänaseni osta nõrkust, midagi, mis on soodukaga saadaval, aga ma õpin juba viimased 3 või 5 aastat seda, et ma ostaks ka tugevust. Ma ostakski seda sarnaselt nagu Markus, on ju, meil on mingi läbimurre, meil on tugevus, sõit on sees, hoog on sees, et ma läheks ka sinna, on ju, sellele rongile hüppaks. Jah, nii on. Nii, aga nüüd paar abistavat küsimust teile, mis loodetavasti aitavad teil teie enda asukohta siin sellel skaalal määrata, on ju, et esimene on see hästi-hästi lihtne, et kas sul on mingi huvi või siis mingisugune eelis mingis valdkonnas, on ju. Me saame siin astuda börsi investeerimisest väljapoole ka, on ju. Ma võin ükskõik kui pikalt siin rääkida sellest, et ma kogu aeg tahaks, et mul oleks kinnisvara portfellis, aga kõik, mis puudutab kinnisvara haldust, korrashoidu, ehitust, mingit projekteerimist, planeerimist, nagu null huvi, nagu
ma kuulan väga hea meelega, kuidas näiteks Karin toimetab, Karin Vinkel on ju väga huvitav on kuulata, kõik need kaasused tagantjärele naerad, maru naljakas, kui on ju mingi jama juhtus, aga ma tunnen, et mina neid ei suuda näiteks hallata ja see mind absoluutselt ei huvita ka. Ehk siis see määrab ära, et mulle meeldib tegeleda börsil ja see tegelikult määrab ka ära selle, et näiteks mulle ei meeldi idufirmad. Ma tahangi näha seda hinda ka, mis igapäevaselt on börsiaktsiatel olemas sarnaselt kauplejale, et kuidas siis turg reageerib sellele, mis parasjagu siis ettevõtte finantsid ütlevad või mingisugune uudisvoog kas või ka näiteks. Ehk esimene küsimus, mille peale natuke mõelda on ju, huvi eelis mingis valdkonnas. Teine küsimus, mis sul selle investeerimistegevuse eesmärk on? Ja laias laastus meil on siin 3 lihtsat asja, et kas ma tahan oma kapitali säilitada, kas ma tahan oma kapitali kasvatada või ma pean hästi-hästi oluliseks rahavoogu. Et nende 3 vahel valides, siis tegelikult me hakkame juba saama vihjeid, et mis tüüpi investeerimine või võib-olla ka siis kauplemine on või mis tüüpi lähenemine võiks sulle sobida. Toome hästi lihtsa näite. Kui ma soovin oma kapitali säilitada, siis kõige olulisem on see, et ma väldiks punkt 1 permanent loss of capital ehk et ma kaotan igavesti oma kapitali. Annan kellelegi laenu, ostan mingi võlakirja, tuleb pankrot. Teine asi on ajutine kapitali kaotus läbi hinnakõikumise. Kui me räägime rahavoost, siis selle asemel, et maksimeerida või optimeerida oma tootlust läbi hinnakasvu, siis kui meie jaoks on oluline rahavoog, siis me peaks mõtlema selle peale, et see rahavoog tuleks võimalikult erinevatest allikatest, see rahavoog oleks ajas kasvav, see rahavoog oleks erinevates majandusolukordades stabiilne. Ehk justkui peame natukene erineva nurga alt lähenema. Ja 3. ja viimane natuke sellistele, jälle pigem börsiinvestoritele või ütleme väärtpaberitesse osalustesse investeerimisele suunatud investorile abistav küsimus, et kui sa peaksid valima täna ühe ettevõtte, mille omanik sa oled, siis missuguses elufaasis olev ettevõte sulle kõige rohkem kuidagi sobib või sümpatiseerib, sinu karakteri jaoks tundub kõige mugavam, et kas see ongi see startup, kus on kõik on kiire, muutuv, potentsiaal on meeletu, samamoodi siis on ju see downside ehk riskipool või sulle meeldib mingi selline ikkagi mingisugust arvestatavat kasvu genereeriv väikefirma või sa otsidki sellist küpset, stabiilset, kindlasti kasumlikku ettevõtet, sellepärast et oma kogemusest ma saan öelda, et idufirmade maailma või ka kasvuaktsiate maailma ukse avamise puhul minu jaoks oligi kõige keerulisem see, et kui see ettevõte ei teeni kasumit või positiivset rahavoogu ja ta isegi ei taha seda teenida, ta ei planeeri, et 3 aasta pärast ta ka jõuaks kuidagi kasumini, on ju. Ta lihtsalt nagu elabki nii, et lähme kuhugi kasvame, järgmised avenüüd, küll me kusagilt raha saame. Mul on kuidagi investorina oli raske selliseid ettevõtteid osta ja neid nii-öelda oma portfelli tahta. Ma ütleks ühe 4. mõtte siia, mis minu meelest, kui te nagu saate sellest mõttest hästi aru, siis minust see paneb juba turul 90% inimestest nagu sammu ettepoole, on see, et näiteks ajahorisondist rääkides, kui meil on kõigil erinev investeerimise ajahorisont ja kui keegi näiteks küsib, et kuule, mis sa arvad, kas Tesla on hea ost, siis minu peas tekib kohe küsimus, et mis ajaks või millal, kas järgmised nädal, 3 kuud või 5 aastaks on Tesla hea ost. Ja see võib väga erinev, nagu kuigi aktsia on sama, siis see tees ja see positsioon võib olla väga erinev. Lisaks veel sellele, et oleneb, mis sul veel portfellis on, kui kontsentreeritud, kui suur positsiooni suurus, nii edasi. Aga juba see, et mis see ajahorisont on, et lihtsalt selle mõtte tahaks kaasa anda, et kui keegi näiteks räägib mingist ostukohast, siis küsidalt, aga millal või miks sa sellest väljud. Sest tema võib-olla mõtleb, et ta hoiab seda 3 päeva ja ta on lühiajaline kaupleja, sina ostad tema järgi ja kavatsed 10 aastat hoida lihtsalt ja need on väga erinevad maailmad, isegi kuigi see aktsia on sama. No see on see näide, Markus, mida sa oled toonud, et oled kusagil öises Tallinnas baarileti ääres 3:30 ja keegi tuleb küsib, et kas sa Nvidias oled pikk või lühik, on ju. No ja siis sa ütled, et oma ühe strateegiaga trendiga, see oli paar aastat tagasi, trendiga olin pikk, hoidsin läbi tulemuste avaldamise
Swing pikk võttis enne tulemuste avaldamist riski maha ja avanemisel cap up läksin short ehk müüsin lühikeseks, panustasin langusele päevasiseselt, mille ma enne sulgumist kinni panin positsiooni. Ehk siis minu jaoks ei ole oluline see ettevõte, et nagu ma ütlesin, ma ei osta ettevõtet, ma kauplen aktsia hinda, ma võin olla erineval kontol erineva strateegiaga nii pikk kui lühike, ehk siis panustada mingis ajahorisondis tõusu jätkule ja lühiajaliselt võib-olla tagasitõmbele. Et see on ajahorisont lihtsalt. Sellest on, minu meelest see on üks väga oluline asi, saada aru, kes sa turul olla tahad, pikaajaline investor, lühiajaline kaupleja, midagi seal vahepeal, aga sa pead selle enne panema paika. Sa ei saa lihtsalt sõbraga arutada, et ostame koos Niot, Nio on hea, aga what's next, et mis siis saab, on ju, et siis sõber salaja müüb mingi hetk ära, sulle ei ütle ja siis sa arvad, et ma ei tea, hind on teinud -60 ja pead edasi hoidma. Ja see ei puuduta ainult kauplemist, et enda kui investori portfellist täpselt samamoodi see on näite tuua. Hea mitu aastat hoidsin sellist börsil kaubeldavat kinnisvarafondi nagu DLR, Digital Reality Trust. Sai ostetud selle teesiga, AI Play on ju, andmekeskuste üks suurimaid reite USA börsil. Et kui kogu see sektor buumib, siis küll sellel kinnisvarafondil läheb ka hästi. Aga samas see põhitees oli seal taga, et kinnisvarafondid on alati tublid, stabiilsed dividendi kasvu ettevõtted. Ja ostsin ta siis sellesse dividendi kasvu portfelli. Aga nüüd juba rohkem kui 2 aastat see ettevõte ei ole oma dividende tõstnud, ehk tegelikult ta enam ei sobinud sinna portfelli, seda teesi, mis ma esialgu paika panin enda jaoks, enam ei kehtinud ja läks müüki. Panin ta trailing stopiga nii, et kui tõusuhoog jätkub, siis las ta sõidab kaasa, aga mingi hetk, kui hakkab langus tulema, siis lähen välja. Ja kui see tehing oli ära toimunud, siis ma mõtlesin, et okei, et aga äkki ma peaks korraks nagu nüüd ikkagi uuesti peale vaatama, see sama aktsia minule tuttav ettevõte, aga see tees on täna teine, on, et ma ei lähe sinna selle dividendi pärast, vaid ma lähen ikkagi selle jätkuva kestva AI buumi pärast näiteks. On. Et investeerimisel täpselt samamoodi see asi mängib välja. Aga siis meil on kõige olulisem küsimus, need 3-4, need olid siuke nohu, on ju. Aga teeks selle käe tõstmise, et kes meil siin on investor, kes on kaupleja, kes on kapikaupleja. Jah, enesemääratluse. Paljud on investorid, aga ilmselt vaatavad iga päev graafikuid, noh, see on nagu siuke hall ala. Markus muudkui norib, et miks ma vaatan 5 korda päevas trading view'd, on ju, et ise ütlen, et ma olen investor. Jah, kapikaupleja. Aga andke käega märku, kes peab ennast kauplejaks. Nii vähe. Ma pean ka tõstma. Aitäh. Andke käega märku, kes peab ennast investoriks. Kindlalt on kapikauplejaid. Ja kolmas variant, andke nüüd käega märku, kes otsib ennast. No võt. Aga tegelikult see oluline küsimus, loe see siis ette, võib-olla see on hea, et... Ja, et see on, kui te loete, siis te saate kohe aru, et kas teid kõnetab rohkem A või B. Kas sind huvitab päriselt ettevõttesse investeerimine ja sa tahad omada tükikest edukatest ettevõtetest, et me leiakski selle järgmise ükskõik, mis nimesid me siin nimetame, järgmise Nvidia või järgmise Palantiiri, on ju, kellel on see ärikasv ja pärituul ja kõik on justkui hästi. Või variant B, see kõik jätab sind külmaks, sind huvitab see aktsia hinna liikumine ja läbi selle kasumi teenimine, punkt. Jah, B. Jah, sa võid, kui sa suudad nii, et sul psühholoogilist konflikti ei teki, minul alguses tekkis see, et kui ma lühiajalistest positsioonidest kiiruga väljusin, siis ma hakkasin õudselt nihelema neid pikaajalisi ka nagu sulgu. Täna ma seda enam ei tee, sest mul on see automatiseeritud, aga seal on nagu, võib tekkida see rollikonflikt lihtsalt psühholoogiliselt. Täpselt, et mõtisklege nende küsimuste järele ja kui te lõpuks jõuate selleni, et teil on mingisugune strateegia loksub paika, siis mul on teile halb uudis. See strateegia suure tõenäosusega ei ole igavene. Tegelikult mõistlik on, kui see strateegia ajas muutub. Kauplemise puhul see võib muutuda turuolukorra muutuse tõttu. Investorina see muutub kas või selle tõttu, et meie enda elufaas. Mingil hetkel me oleme portfelli raha juurde panijad ja siis mingil hetkel me hakkame sealt portfellist raha välja võtma. Nende 2 faasi jaoks tegelikult on sobivad väga erinevad investeerimisstrateegiad. Seda, mida mina enda puhul ei näe, et ma loodan, et isegi kui vanusega testosterooni tase langeb ja enam ei taha riske võtta, siis
ma tahaks ikkagi jätkata samade strateegiatega, et eks siis ole näha, et võib-olla 60-selt pean võtma natuke vähemaks riski, aga strateegiad on head, siis ma tahaks ikkagi samamoodi nagu lõpuni minna. Ja ega siis muud midagi ei olegi, kui leia see oma lähenemine ja suure tõenäosusega see päris kivisse raiutud ei ole. Markuse poolt siia üks hea tsitaat ka lõppu. See on jah, nagu spordis on ju Phil Jackson, kunagine Ameerika korvpallur ja 90-ndatel Chicago Bullsi peatreener, hiljem 2000-ndatel Lakersi, et siuksed suured edulood ja spordis samamoodi kõrge konkurentsiga alal, et meil on need inimpahed, et me hakkame lühiajalist tootlust mõõtma, teistega võrdlema, hüppama ühelt stiililt teisele, aga naabril läheb paremini, näed, krüpto tõuseb rohkem kui aktsiad, aga nüüd on see, nüüd on too, ja siis sa kogu aeg hüppad ja sa tegelikult oled kogu aeg selles alustajatsüklis, et sa ei jõua kunagi selle oma päris lahenduseni. Parem on panna individuaalselt paika see oma plaanstrateegia ja mitte nii väga sellist lühiajalist asja jälgida, vaid sul on vaja seda uskumust ja veendumust, et see sinu strateegia on kõige parem. Mind on väga raske praegu ümber veenda, et see, mida ma teen, ei ole kõige parem variant minu jaoks hetkel oma raha hallata. Väga raske. Ja teate, see oma teel ja oma kursil püsimine läheb ajaga järjest keerulisemaks. 2 asja on ju. Me näeme, kuidas üha rohkem kajastatakse need järgmised raketid, mis tegi kui palju siin. Ma ise vaatan ka mingid mikrokasvukaid, mis päeva jooksul liiguvad +20, +70% vahemikus ja siis muidugi miinus ka allapoole. Aga teine asi on, olge tähelepanelikud sotsiaalmeedias, neid deepfake'e on nii palju tulnud. Simon Sinek, Tim Ferris ja muud sellised tegelased kutsuvad meid WhatsAppi gruppi, kus on järgmised 3 kasvuraketti. Ma ei tea, kas te olete näinud neid videosid või? Nagu täitsa realistlikud. Ja see on viimaste nädalate teema, et olge tähelepanelikud ja teadlikud siis selle osas ka, et ärge nende skämmidega kaasa minge. Okei, küsimused? Küsimused, jah. Ma tulen teile nende küsimustega appi. Väga hea, aitäh. Tahad istuda? Enne kui ma siit hakkan kohe saalist küsimusi võtma, teooria ja nii-öelda teie praktika tundub väga imeilus ja väga tore, aga me tahaks nüüd ikkagi teada, et kus on siis nüüd teie vead, eks ju? Et võib-olla Märten alustame, et räägi see kõige vingem oma viga ja õppetund ära ja võib-olla mõni selline, mida sa siiamaani ei ole julgenud veel teistele rääkida. Kõige ebameeldivam viga täna ma tunnen on see, kus ma tundsin, et aga mis siis, kui maailm ongi teistsugune ja see dividendi kasvu investeerimine ei vii kuhugi ja indeksi investeerimine ei vii kuhugi ja ma pean hakkama nendesse kasvukatesse, nendesse niodesse ja kõikidesse späkkidesse raha panema. Aasta oli siis 2020 pandeemia järgselt. Ja siis ma mõtlesin, et okei, et ma avan selle ukse enda jaoks. Ja seal on 2 viga, et võib-olla ma avasin liiga agaralt ja olin natukene nagu kuidagi kiirustav seal, hirm ilma jääda. Õnneks tegin seda kontrollitud suurusega oma portfellist, ma ei teagi, võib-olla 10-15% kogu varadest. Aga teine viga oli võib-olla see, et mida ma enam ei taha maha müüa ka, need äpardused, mis nagu totaalselt tuksi lähevad. Ma tahangi hoida seda teladokki -98% peal. Muidu Markusel ei ole midagi õiendada mu kallal. Ma hoiangi seda teladokki. Aga meta müüsid ära, aga teladokki hoiad. See oli see, mis mind häiris. Aga Markus, sina, mis sa oled kõige suurem vingema vea teinud? Minu jaoks on kõige suurem viga oleks oma paika pandud plaani ja reegleid rikkuda. Kuna ma olen algoritmiline, reeglipõhine, süstemaatiline kaupleja, siis kõige suurem viga oleks reegleid rikkuda. Alati võid öelda, et aga ma muutsin oma strateegiat ja siis sa justkui räägid oma alateadvusele, et aga see ju, ma ei teinud ju viga, et ma muutsin strateegiat ja see on väga... Seal peab olema tähelepanelik, et sa muudaks strateegiat uutele tulevikutehingutele, mitte lahti olevatele. Ma arvan, et ma rohkem tegin neid vigu, ma nagu teadlikult ei ole enam neid teinud, sest ma ei vaata nii palju, mul on see suuresti automatiseeritud, see hoiab mind eemal nagu sellise inimvigade eest, aga seal 2018-19 kindlasti oli neid hetki, kus mul oli stopp sees enne turu sulgumist, short positsioon läks käest ära, hakkas rallima, võtsin stopi eest ära, turg sulgus järelturul, veel roheline, õhtusöök läks prügikasti, süda oli paha, magada ei saanud. Aga need jäävad pigem sinna 5-6 aasta tagusesse aega, et nüüd ma magan väga rahulikult, sest et mul lihtsalt risk ja positsiooni suurus on hallatud ja välja arvutatud. Ma arvan, et mina tahaks veel palju asju küsida, aga ma annan võimaluse siit. Kõigepealt ma nägin ennem siin seda prillidega noormest, kes siin ees oli, kus meil mikrofonid on. Tuleb, okei.
jah, aitäh väga põneva vestluse eest. Küsimus Markusele, et kuna sa ütlesid, et sul võib-olla need indikatsioonid vahel, et long term oled longis ja short term short'id on, aga mis sul on võib-olla täna selline põhiline confirmation list, et sa tehingusse sisened pikemas vaates, mitte nagu day traderina? Sa mõtled, et mis on need nagu reeglipõhised või mis mitte positsioonid? Jaa, et mis linnukesed peavad olema tehtud, et sa selle tehingu võtad, kas siis longi või short'i? Siuke swing trade'ina siis? Swing trade'ina, mitte pikaajalise trendina. Swing trade'ina ma ei vaata tururežiimi, sest et kui seal on mõnest päevast mõne nädalani positsioon avatud, siis tegelikult see, mida kogu turg teeb, et kui ma mean reversion'it või siis tagasipõrget normaalsusesse kauplen, siis on ilmselgelt see, et ma ostan nõrkust, aga ma müün ära põrkesse mõne päevaga, ma ei jää seda hoidma. Kui ma ostan tugevust pikaajaliselt, siis ma tahan näha, et kogu turg oleks tõusev, et sektor oleks tugev ja et see aktsia on üks neist, mis veab seda sektorit või kogu turgu ja seda saab vaadata põhimõtteliselt, kui sa kasutad suhtelist tugevust, on ju, sa näed, need aktsiad, mis kõige rohkem indeksis tõusevad, on need, mingi tagasivaateperioodi peale, on need, mis turgu ülespoole viivad, need, mis on indeksis languses, nemad hoiavad seda indeksi tootlust tagasi. Nemad ju hoiavad nii-öelda seda tõusu kinni, kui nad on languses, ja vot neid ma tahan vältida, mis indeksile vastu töötavad seal sees, selles potis. Ma nägin seal ühte kätt veel, aga teeme hästi kiirelt. Kiire küsimus ja kiire vastus. Tere! Tahaks teada teie arvamus, kas turg liigub ostu-müügi survel või algoritmil? Aitäh! Küsimus oli kiire, kas vastus ka nii kiire tuleb? Random. Väga palju on juhuslikkust ja kui mõelda, turg on nii suur, päevasiseselt suurem osa tehakse arvutitega tehinguid, on ju, et enam keegi ei jookse kauplemispõrandal telefoni ja märkmepaberiga, et seda teada ja neid turuosalisi on nii palju, kui võtta Ameerika või kogu maailma aktsiaturg kokku, et neid turuosalisi, kes teevad mingeid erinevaid asju, kõik see raha, mis pöörleb sealt sisse välja sektorisse, seal on nii palju juhuslikkust, et ma väga ei mõtle selle peale. Mina ütleks, et see sõltub ajahetkest, kord ühtepidi, kord teistpidi, me saame siin rääkida niisugused asjad nagu režiimivahetusmudel, et mingitel perioodidel on siis üks asi, mis veab ja mingitel perioodidel on teine. Sai kunagi akadeemiliselt seda ise uuritud. See tundub natuke hiina keele moodi olema, aga no las ta olla. Aga suur tänu, Märten ja Markus. Aitäh! Aitäh! Aitäh!